Aeg on nii kaugel, et teha intervjuu, telefoni intervjuu meie nädala tegijaga ja meie nädala tegija tuleb seekord Venemaalt ja tema on hästi kõrge ametnik. Kõik me teame tema on Dmitri Medvedjev, siis praegune Vene peaminister vist on. Ja tema siis tegi sellise huvitava asja, et ta andis telekas intervjuu ja arvas, et pärast intervjuu lõppu, et kaamerad on välja lülitatud, aga ei olnud. Ja tema rääkis sinna juttu, mida ilmselt ta ei oleks muidu rääkinud. Esimene pool oli siis sellest, kuidas Putin on üks ilge vend, jääb kogu aeg hiljaks ja üldse on ilge ülbitseja või midagi taolist. Ja teine, mis veel huvitavam, rääkis sellest, et liigub ringi siis üks kaust, kus on kirjas kõik need olendid, kes meie maal elavad, aga kes ei ole maist päritolu, ehk siis tulnukad. Ja ta ütles, et neid on väga-väga palju ja ta ei hakka siin nimetama, et kui palju ja kus nad on, et see tekitaks paanika. Meie selle vastusega ei rahuldu ja oleme helistanud otse siis Venemaa peaministrile Dmitri Medvedjevile. Tervist, härra Medvedjev! Доброе утро. Alustaks siis teie nii-öelda natuke juba sellisest skandaalsest eetrivälisest, kuid linti jäänud intervjuu esimesest poolest, mis siis räägib siis härra Putinist, et väitsite, et ta ei ole vist kõige toredam mees või mis te seda täpselt ütlesite või mida te silmas pidasite? No kõigepealt ma tahan teada, kust pärineb teie informatsia. Kuidas te teate, kui see kaamera oli ju välja lülitatud? Asi oligi selles, et kaamera ei olnud välja lülitatud. Ongi nii. Nii ongi. Ui, blin. No siis tuleb mul pahandus. No vaata, asi on selles, jah. Teate, olen kolleega Putiniga töötanud juba koos väga palju aastat ja teate ise. Ja vot, temaga on see asi. Kui mina olin vahepeal president, tema oli peaminister, nüüd me vahetasime ja tema on just selline inimene, ta ei pea kinni kellaaegadest. Ta ei saa aru, ta ei mõista kell. Me lepime kokku kell 8, meil hakkab suur pidamine, tuli sinna, seal tulevad kõik riikide juhid ja peaminister ja meie ootame, kell on 8, kell on 9, me siis juba kõlistame, Vladimir, kus te olete? No, tema ütleb, ma olin tööl. Kuidas te olete tööl, teid ei ole, siin lauda on tühi. Siis ütleb, vaadake ringi. Ma vaatan ringi. Ja siis ta äkki ongi seal. Ta äkki ongi lihtsalt seal, ta ei tunne küll kell, aga ta ilmub ise kohale, ta iga kord jääb hiljaks, aga siis on olemas ja ma ei saa aru, kuidas ta seda teeb. Kuni üks kord, ma kõnelen teile, läksin talle järgi. Ta hakkas ära minema, kuna ma olin temast veel väiksem, siis ma hiilisin talle järgi, tema läks tualetti ja seal astus kabiinisse. Ma piilusin, meil on seal väikesed sellised mulgud, piilusin mulgust sisse, kõik oli hõbedane temal. Ja ma sain kohe aru, et minu hää kollega Vladimir Volodya Putin ei olegi tavaline inimene, vaid tema ongi samuti UFO, tulnukas. Nii, sellepärast tema saab jääda hiljaks ja öelda, et ma hakkan siit kohe tulema, vaata selja taha ja klõps. Näed, ta on jälle siin. Olgu. Ja ta läks nüüd ära. Klõpsas sinna praegu, jah? Tuli astus läbi, tal on nüüd selline omadus. Kas te olete näinud filmi Harry Potterist? No olen. Vot Harry Potteri filmis oli niimoodi see suur kurinõid, kaldun oli Voldemort. Temaga oli ka niimoodi, et kui sa ütlesid Voldemorti nimi, tema ilmus sulle selja taha kohe. Putiniga on samamoodi. Ta ütle Putin ja ta on hetke pärast sinu selja taga. Proovi. Putin. Vaata ringi. Kas tuli?
Ei. No võib-olla see mõjub ainult Venemaale, et teile sinna Pribaltikumis ei mõju. Aga no nii see üldiselt siin meil on. Ja võt nii, jah, sellised temaga need asjad on, ta on kuri inimene, ta on, ma olen aru saanud, et ta tahab minu enda meeskonnast välja visata nüüd, sest et meil oli kokkulepe. Tema president, mina peaminister, tema president, tema peaminister, et vahetame niimoodi. Siis me saame teha demokraatia, aga mõlemad on president, mõlemad on peaminister. No muidu on need 6 aastat järjest ja nii no teate ise, kuidas see asi on demokraatia. Ja nüüd tema ütleb, et ta võtab uue peaminister, no kus see kõlbab, kes on veel väiksem kui mina. Kuidas nii saab? Kes see veel väiksem on kui teie? Sergei Šoigu. Võib-olla teate teda. Ta oli meil eriolukordade minister. Räägiks natukene nendest ufodest ka, te ütlesite, et neid ufosid on siin Venemaal või üldse kas siis maailmas või täpselt ei saanud aru, et nii palju, et ja kõik on teil kirjas, te teate täpselt, kes see on, kuna te nüüd olete seda kõik välja öelnud, ehk täpsustaksite. Väga hea meelega täpsustan. No vaadake, te teate, et maailmas on 2 nupu, millele vajutad, tuleb välja raketa, mille küljes on atomnaja bomba, käib sükene pauku ja siis on kõik, eks. Minul on üks nupu, või no kui mina olin presidenti, praegu on samuti Vladimir Putini käes, ja teine nupu on США, eks ju, president Bushi või Obama käes. Kui sa vajutad sinna, siis tuleb pauku, teate seda. No vaat nii, minul oli ka toodi nupu ja siis toodi ka portfelli kaasa. Ma küsin, mis siin portfellis sees on, ja siis öeldakse, et seal on andmed. Seal on sellised salajad informatsioon, kus sa saad teada siis, mis parasjagu toimub meie ümber, sest et kujutad ette, see maailm ei ole ammu juba enam inimeste hooldada, vaid siin on need tulnukad, kes on siis iga päev meie ümber, kes on kõrgetel ametikohtadel, nad on infiltreerunud sisse süsteemidesse, nad on igal pool. Kui sulle tundub, et sa näiteks toome, например, sellise juhtumi, sina töötad ministeeriumis. Sina oled ministeeriumis, ütleme, statistika osakonnas, töötad, oled statist. Ja sa teed oma seal statistika, iga päev teed, ja X päev sa jätad tegemata oma töö. Ja kuidas kohe saab ülemus aru, et sul on töö tegemata? Kuidas, ma küsin? Ta ju ei näe, ta on teises kohas. Aga tal on oma süsteem, kuna ta ei ole siit meie maa pealt, vaid ta on tulnud ülevalt kosmosest, tema näeb läbi sinu. Ja nendel on pandud oma kombitsad igale poole meie sisse, niimoodi, et kui tegelikult teile tundub, te olete ostnud endale automobiili, ja seal on see GPS, teate? Ja. GPS-ist ütleb, 200 meetri pärast pera vasakule pera. Olete kuulnud? Nii. Vaat niimoodi, tegelikult selle sama häälega need samad tulnukad kontrollivad sinu ja programmeerivad sinu tegema seda, mis on vaja nende hivanguks. Vaat niimoodi. Ja samamoodi käib ka meil. Ja selle pärast, kui me tuleme tagasi nüüd selle minu tuumanupu juurde, mida mul enam ei ole, vaat seal on samamoodi. Antakse sulle portfelli ja sealt sa saad kohe näha, keda sa saad esimesena tuua enda juurde, kellel on ühendused, kuhu tulevad kosmoselaevad, kes viiakse ära ja kes jäävad siia, nagu üteldakse, prušakatele söödaks. Vaat niimoodi. Suur tänu, härra Medvedev, sellise lahke ja suure avalikustava informatsiooni eest. Mul on muidugi veel informatsioon. Jah, laste jääb teine kord, räägime teiega edasi. Helistage mulle järgmine reedi jälle, teiega on väga lõbus vestelda. Ma vaatan siin, et teie kohta mul on ka toimik olemas. Soo? Ja, nii on. Mis seal kirjas? Teie isa ja vanaisa on samuti meie inimesed. On, jah? On niimoodi. Nii et kui nad teile ütlevad midagi, siis ütelge vastu. Okei. Selge, aitäh teile ja ilusat päeva sinna Kremlisse. Спасибочка.